Taavi Libe lava taga. Taavi Libe lava taga. Eesti Laul ja Eesti muusika on saanud oma podcasti ja seda juhib Taavi Libe. Taavi Libe. Tere, head sõbrad! No tänase episoodi peamine uudis on muidugi see, et Eesti Laul 2020 on Uku Suviste. Aga meie kuulame eilse finaali esitused kõik ilusasti läbi ja täna on tõelised korüfeed mul siin stuudios. Eesti Laul 2015, üks võitjatest Elina Born, tere! Tere! Ja Eesti Laul 2016 võitja Jüri Pootsma. Tere! No, mida Uku Suviste täna tunneb? Te teate ju seda väga hästi, üks päev pärast võitu. Mina mõtlesin selle peale, kusjuures. Kui võitja tehti teatavaks, siis ma mõtlesin ka, et tuli kohe meelde kuidagi see tunne ja eks seda oli näha ka, eks ole ju tema emotsioonidest, et väga hea tunne. Et ma ei oskagi öelda, tahaks nagu ka ise uuesti seda tunda ja tekkis endal ka nagu uuesti siuke nagu mingisugune vajadus uuesti sinna nagu tralli minna tagasi kuidagi, et tundus nii lahe ja meelelahutuslik ja kuidagi näha kõiki neid inimesi olla selle sees, et kuidagi tekkis nagu uuesti see tahtmine sinna tagasi minna. Ja mina näiteks üldse ei tea, mis ta tunda võib, sellepärast, et ta on ju proovinud nii palju kordi sinna saada, et ta on ju proovinud, ta ei ole saanud, nagu ta ise ütles ka seal, et ta on läinud välja nii poolfinaalis, ta on siis klahvi saanud, eks ju, siis ta on jäänud teiseks, et meie ju läksime, sina, Elina, vist käisid ju enne, kui sa võitsid vist ühe korra. Ja ma käisin ühe korra ja siis ma jäin ka kuskile sinna lõppu, aga siis ma tõesti, ma olen mõelnud ka, et ma ei olnudki tegelikult valmis siis minema ja ma tegelikult lootsin ka, et keegi ei hääleta mind nagu sinna kuskile ette, sest et ma ei olnud valmis selleks. Aga 2015 oli hoopis teine lugu, siis ma olin nagu tahtsin. Et võib-olla siis see tahtejõud oli ka taga, ma ei kujuta ette. Ja kolmandat korda käisin veel, siis ma jäin viimaseks. Et kõik emotsioonid on nagu läbitud selles mõttes. Ja ma arvan, et Ukul on see emotsioon, nii ülivõrdes suurem ja ägedam kui mul näiteks oli, sest et mina läksin ja kohe tuli võit, ma ei suutnud üldse veel kaasa mõelda selle kogu asjaga, et ma hästi segane oli see. Aga Ukul on see, et lõpuks ta sai ja mul on väga hea meelde üle, sest et Uku isa oli täpselt minu selja taga siis, kui võitja kuulutati välja ja pisarad voolasid. Siis ma soovisin õnne ja seda oli tegelikult väga hea näha, hästi armas oli näha ja nii et mul on hea meel, et Uku läks. Mul on ka hea meel. Oota, Jüril, sinul on ühest üks või? Sa ei ole rohkem? Ei, ma ei ole jah. Ma olen sellist kuulujuttu kuulnud, et siis kui Play saadeti, siis oli mingi diskussioon, et kas saata Play või siis üks lugu, mille sulle kirjutas Sten Šeripov. See lugu oli aga siis. Kas mõlemad saadeti või? See vist oli niimoodi, et mina olen nagu ka kuulukaid kuulnud, ega keegi otsa ei tule rääkima. Niimoodi, et seal oli vist ühe või kahe hääle mingisugune variant, et kas läheb Play või aga siis ja siis kuidagi otsustati seda sorti. No aga siis on võrratu lugu. Mulle ka meeldib väga, aga tol hetkel juhtus niimoodi. Ju siis pidi minema. Ju siis pidi minema niimoodi, aga meie hakkame siis kuulama finaali esitusi niimoodi, et kuna meil on lõppjärjestus teada, siis hakkame tagant poolt tulema ja 12. koha sai finaalis Rasmus Rändve. No Rasmuse puhul mina pean ütlema, et kõvasti oli see finaali esitus muidugi parem kui poolfinaali oma. Oi, kindlasti. Kindlasti ja sellepärast jah, oli tõsi lugu.
vaata, ta ise ju ütles ka Ringvaates vist, et mida ta tahab parandada ja mis läks valesti ja ütles vist, et ta kõndis liiga palju. Mina lihtsalt, kui mina olen laval, siis ma ei suuda liigutada ennast. Ma ei oska multitaskida. Mul on see, et kui ma liigutan mingit jäset, siis mul kohe läheb noot nagu pekki, eks ju. Et sellepärast ma ei vingerdagi laval põhjusega. Ja ma arvan, et see oli hea otsus, et ta natukene tõmbas tagasi ja keskendus siis laulule. Minu arvates see on natuke kahe otsaga asi, et mul on nagu kuidagi nii palju nagu mõtteid selle esitusega seoses, et ma üritan kuskilt algusest minema hakata, et vokaalselt oli ta tõepoolest nagu parem, aga nagu Rasmust ma tean juba, eks ole, ammusest ajast oleme samast võistlustulest tulnud ja seal tuule tiibadesse saanud ja selles mõttes muidugi see ei ole nagu isiklik võistlus, eks ole, nagu, et mina ei vaata seda niimoodi, et seal on Rasmus, seal on nüüd minu mingi vana sõber, on ju. Ma nagu üritan ikkagi väga neutraalselt hinnata nagu artisti, aga ma tean, et tal ongi laval nagu suur energia, eks ole, ja järelikult see siis, nagu me ka kõik nägime, siis see mõjutas nagu seda poolfinaali esitust vokaalselt, eks ole. Ja nüüd mul hakkaski nagu natuke kahju temast võib-olla, et tundus nagu keegi oleks talle nagu sõnad peale lugenud natuke, et kuule, tõmble vähem veits, vaata seekord laval ja siis ongi nagu näha, et temas nagu pulbitseb nii suur energia sees. Ta tahaks selle nagu välja lasta ja olla nagu selles hetkes ja nautida, aga samal ajal siis tuleb nagu meelde, et ma ei saa, et vaata, ma pean nagu ikkagi ennast veits tagasi hoidma, et see oli nagu jah, väga suur kontrast nagu selles mõttes finaali ja siis selle poolfinaali vahel. Et midagi jäi sisse. Midagi jäi nagu sisse ja ta tahtis nagu seda välja endast nagu anda, aga ta teadis, et siis ilmselt kannatab siis võib-olla vokaal. Ma ei tea, need on minu mõtted. Aga minu arust oli finaali oma parem, palju parem, kui oli poolfinaali oma. Ta ei olnud nii närviline nagu vaata, on ju. Ilmselt puhtam võib-olla. Ja outfit oli ägedam, ma arust. Oli hästi palju oli sellel aastal ülikondi igas vormis. Oli veel seal all turtleneckid ja asjad. Et mulle see meeldis rohkem, siuke chill, nagu ta ise on. Et finaali esitus oli äge. Läheme edasi. Eilne 11. koha omani. Of the black man, the girl to make you feel right. Get high on easy loving. You get your lives right by the daylight. You've been running well, but I've been waiting for you when it's night. You've been running well, but I've been bad enough to fall behind. You can run, baby, run, baby, only you should know I won't be there, not anymore. And you can run, baby, only you should know. Eventually, you did break me up. You've been running well, that I've been waiting for you when it's night. No mis te arvate Eesti Laulu veteranist? Mina pean tunnistama, et mulle see lugu väga meeldib. Päriselt mulle see lugu meeldib. Ja ma avastasin selle fakti siis, kui ma hakkasin seda ise kaasa laulma. Sest et ma arvan, et see sobib sellisele madalale meeshäälele väga hästi, selline natuke country, samas nagu pop ja see meloodia tegelikult on väga meeldejääv. Aga kuidagi see lugu või selle loo head omadused ja parimad omadused ei tulnud välja selles esituses, minu arvates. Et see lugu tegelikult on parem, kui see näiteks seal finaalis siis külas ja pluss veel see ka, mis panime mõtlema tegelikult see, et miks live back'e seal ei kasutatud. Sest et seal on fono pealt back'id ja see kohe nagu tõmbab mingit energiat maha, et seal oleks poole rohkem energiat olnud, kui näiteks oleks superback'id seal olnud taga. Kusjuures minu meelest ka see videovisuaal natuke tõmbas energiat maha. Ja ma ei tea, natuke läks liiga keeruliseks, ma ütlesin seda juba poolfinaali järele. Jaa, ma olen nõus. Ma ei saanud algselt, kui ma esimest korda vaatasin seda poolfinaali esitust, siis ma ei saanud aru lihtsalt, et millega see siis põhjendatud on. Et mis see story seal on? Mul on ka samad mõtted, et ma võib-olla ka selle video oleks nagu võib-olla ära jätnud isegi, et ma ka ei tea, kas ta andis nagu juurde vaata sellele. Et kaks erinevat asja nagu täiesti nagu kuidagi ei sobinud nagu kokku.
aga loo kohta nii palju, et kui ma esimest korda kuulsin ausalt öeldes, mul ei tekitanud mitte mingisuguseid emotsioone see laul. Ja siis ma kuulasin teist korda. Ja siis hakkas vaikselt minema ja siis ma kuulasin, tähendab, ma ei ole seda nüüd mingi miljoneid kordi kuulnud või kuulanud seda laulu, aga iga korraga ühesõnaga hakkas see mulle rohkem meeldima, aga mina olen salaja Laura Põldvere väga suur fänn ka, nii et mulle nagunii meeldib, mida ta teeb selles mõttes ja ta on ju väga välja arenenud artist juba ja teab vaata väga hästi, mida ta teeb seal laval ja loomulikult ta näeb väga ilus välja. Jalad, jalad on nii pikad. No neid ikka jagu. Ja vokaal on ka tegelikult ikkagi nagu hea. Ja bänd oli laval, mis mulle ka meeldis. Ta andis mingit lisavunki sinna juurde, nii et mäge. Ja. Uudo Sepp. Uudo Sepp, 10. koha omanik. I never imagined that we would be here again, talking, fixing, you begging for me to stay. Remember, truth hurts, was too scared to give it away. I didn't want to hurt you, but I did anyway. Never wanted to say goodbye. It was the only way to hide the lies. I'm sorry, I messed up. I'm sorry, I messed up. Now it's me who's messed up, begging for it all to stop. I'm sorry, I messed up. No kuidas siis Saare Hurmuri debüüdiga rahul olete? Ma ei tea, kas mulle tundub, või tal on nagu see inglisekeelne hääldus natukene paremaks läinud kuidagi. Ma ei tea, ma praegu hakkasin kuulama lihtsalt, et ma mäletan, et Superstaari saatel kuidagi vist nagu riivas kõrva natukene see. Sellega ta on vist tööd teinud küll, jah? On vist küll, mulle tundub, et ma nagu ei pandki nagu nüüd tähele, et mind nagu häiriks siuke asi, mis tähendab seda, et järelikult nagu oli täitsa okei. Vokaal ka minu arvates väga tore ja hästi. Et midagi meenutab mulle see lugu, ma ei tea päris täpselt, mida on ju. Ei. See lugu või Stiigi laul on mingi ei, minu arvates mingi välismaa laul, aga ma ei kujuta ette. Ei tea, lugu on selles mõttes väga nagu armas ja kõik. Ja siis teist asja, mis ma mõtlen, et jällegi, see ei ole isiklikult vaata, mitte kellegi vastu, mitte midagi selles mõttes, aga ma ei tea, et miks see laulu autor nagu seal laval pidi olema, et ma nagu ei saanud nagu sellest nagu aru. No tal on täiesti funktsioon olemas selles mõttes ju. Ei, selles mõttes jaa, aga ta on nagu ainu autor. Nagu kuidagi tundus, et see Vaakin tahab lihtsalt näidata ennast. Et oleks võinud natuke, muusikavideos on ka ju, Andrei ju seal. Seal ainult see Vaakin ongi ju. No selles mõttes, Kes siis veel? Ei, sorry nagu, aga nagu, et võib-olla see, et võib-olla seal vaata oleks võinud olla nagu, Uudo vaata, et praegu tundub, et see on nagu 2 tüübi bänd, vaata, ongi 2 tüüpi nagu bändis, aga nimi on vaata Uudo Sepp, et nagu Uudo mingi featuring Sepp siis nagu. Mina ei tea, et mingi siuke teema, jah. Mulle meeldis see Uudo esitus, sest et ta üllatas mind väga-väga positiivselt tegelikult juba poolfinaalis, sest et ta paistis silma oma lihtsusega, seal ei olnud midagi üle mõeldud. Ja siiras ka, on ju. Siiras, ta on üksi laval, ilus graafika, seal ei ole mingisugust... Ta ei ole üksi. Ta ei ole. Jaa, sorry. No, põhivend on ikkagi ju laulja. Jaa, seda küll. Peab tunnistama. Ja siiras esitus, seal ei olnud midagi nagu nii erakordselt uudset, eks ju. Aga see kõik toimis, sest et kõik oli minu jaoks paigas. Seal ei ole midagi eriti ette heita, ei ole midagi nagu, et midagi nagu revolutsioonilist. Aga mulle meeldis Uudo, aga ma oleks arvanud, et ta saab kõrgema koha tegelikult. Mina ka, jah. Ma oleks arvanud, et ta saab top 5 või top 4 isegi, sest et siiamaani tal on ju Superstaari saatest väga palju noori fänne, kes on väga altid hääletama. Võib-olla see ei olnud ikkagi nii uudolik lugu või? Vähemalt fännide jaoks, kui Uudo ise ütleb, et see on tema. Et kas inglise keel äkki siis tõmbas tuure maha äkki? Ei oska öelda, aga väga tubli oli ta küll igatahes. Järgmine on Sünne koos väliharfiga. Oodates pillutuloon saab mere peale laskuma, kuid radar ütleb veel ei päästa vastuma. Kas ootad sa? Varju
sa ka ei tea, kuhu su sihid viivad, valikud kaartidel käes, üks vaid võitjaks jääb. Palun vaata, tiiad hoiab ratsad sind, vitaridelt sa pääsed. Sind ootama sulle ma ei saa midagi teha, no väga catchy on see küll. No mida rohkem mina Sünne esituse vaatan, siis ta on nagu selline Saksa raskerelvatööstus, et tuleb täpselt ühesugune kindel kvaliteet välja alati. ja Sünne näeb erakordselt hea Jaa. välja. Ma tõesti pean ütlema, et ta näeb väga hea välja. Tema oleks võinud üksi laual olla. Jaa, ma olen nõus. Sellega ma olen nõus. Sest et kuidagi nagu segaseks jäi jälle see, et on hästi ilus diiva. No Jaa. tõesti diiva ja siis on see, kuidagi see kontseptsioon ei loksunud paika mulle, et on pikakarvalised ja siis on diiva. Ja ma mõtlesin ka selle Mitte peale. üldse halvasti, selles mõttes, et ma saan aru. nad on selles, mis nad teevad, väga head, aga sinna lavale nad kuidagi ei sobinud. Aga Sünne juba poolfinaalis meeldis mulle, sest et väga palju oli tema saates noori, väga selliseid kahtlevaid laval, ebakindlust oli hästi palju laval ja ta tuli ja lõi ja tegi nii nagu peab ja teda oli mugav vaadata, sest et ta ei olnud närvis ja ta nautis. Ma olen väga nagu nõus sinuga, et teda oli nagu tõesti mugav vaadata selles mõttes, et sa teadsid, et tal ei lähe midagi valesti, nagu ma usaldan teda, on ju, kõik on nagu fine. Ja riietuse mõttes ma mõtlen ka, et võib-olla jaa, et seda glammi oleks võinud isegi tähendab vähem olla, vabandust, et olekski mingi linas mingis kleidis olnud seal, on ju. Ja võib-olla siis oleks nagu kokku läinud. Samas mulle natuke meeldib see kontrast ka millegi pärast, ma ei tea, aga jaa, et võib-olla tõesti nagu ma ei tahaks nagu täiesti ära kaotada neid mehi sealt, et võib-olla järgmine aasta Sünne, on ju, ja siis ka väliharf, vaata. Eraldi aktid nagu, sest et ma hakkasin ka mõtlema, et see väliharf, et why not nagu lihtsalt minna ja mitte nagu ilma tümmita, vaata, ongi oma akordioni, oma kitarriga ja paljajalu ja oma tribuliste särkidega ja laulavadki. Ja vot see oleks korralik nagu erinevus Eurovisioonil, mis nagu võib-olla, mina ei tea, äkki toimiks isegi. Tooks võidu äkki. Ma ei tea, sest et see on nagu nii kuidagi nagu, eestlaslik ja siuke, et see ongi nagu siuksed karused Eesti mehed, siuksed, jaa, et ja ei tea. Autentsust on vähe minu arust Eesti Laulul viimasel ajal. Aga Sünne energia ka, sorry, ma täiega seletan praegu, nagu Sünne energia ja kõik ta on nii karismaatiline ja ta nagu teab oma väärtust, et seda on nagu ülihea vaadata ja No Sünne puhul on ikka olnud repertuaar see, mille peale paljud nina kirtsutavad. Et kas te kujutate ette näiteks Tiik kirjutaks Sünnele loo? Vau. Teeme sellise mõttemängu, et kas te kujutate ette, kas see oleks võimalik? Ma kujutan ette, et Stig muidugi võiks kirjutada, on ju. Kas see nagu toimiks või ma ei tea? No Stig on nii palju lugusid kirjutanud, mis suunas sa mõtled? Kas no ikka stiigilik. Selline stiigilik lugu Sünnele näiteks. Ütleme niimoodi, et kui mina ütlesin ennem, et Uudo laul on natukene stiigilik, kas te kujutate ette Sünnet laulmas Uudo laulu? Eriti mitte. Ma üritasin meelde tuletada seda Uudo laulu. Aga kusjuures ma kujutan ette, et Sünne laul oleks Trafficu lugu. Jaa. Ei ole ikkagi, mina vaidlen vastu, mina ei tea, Sünne on Sünne, minu arvates ja seda ei nagu, ta peaks ikka nagu, ta võiks jääda ikkagi oma nagu selle muusika juurde, et see on nagu, alguses ma olin väga skeptiline, eks ole, selles mõttes. Kui ta oli selles, mis bänd see oli? Patune pool. Ja nüüd on minust kasvamas välja väike Sünne fänn, et mina ei võta teda nagu niimoodi enam. Kui siukest, siukses, olgem ausad, see oli ikkagi ju Süldi bänd, on ju, mis nad tegid selle. Absoluutselt. Ja, mis on ka nagu täiesti okei, on ju, fine, kõik lood on väga catchid ja lahe. Ühesõnaga kuidagi jah, et minu arust see on nagu cool isegi, mida ta teeb. Et varem oli skeptiline, nüüd on nagu cool. Ja Sünne on nii meeldiv inimene. Ta on nii siiras, ta on nii äge, tal ei ole kunagi midagi halba öelda, ta on väga professionaalne enda intervjuudes alati minu arvates ja ta on superstar. Enesekindel. Lähme edasi, järgmine on Inger. Saku Suure!
stole my breath away. It feels like yesterday. Your eyes, the color of the blue skies was filling every piece of mine. It feels like yesterday. We used to be my only dream. Through life now again. Time flies, we lay down under. Kui te enne ütlesite, et sünne on sünne, siis Inger on Inger. Jaa, nii on. Midagi pole teha. ja mul on sellest ajast saadik, kui... Oota, kas ta eelmine aasta oli vist esimest korda, eks ju, Eesti Laulul? Kusjuures minu meelest sai täpselt sama koha 8. Oli jah? Ta on nii oma nägu. Ma pean küll tunnistama, et lugu on päris sarnane sellega, mis oli eelmine aasta. No, ikka väga sarnane. Et kuidagi läks kaduma, et see üllatusfaktor ei olnud nii suur, kui eelmine aasta oli. Jaa, ma olen nõus, et ta ongi tema ja teeb oma asja ja ma arvan, et nii nagu peakski jääma, vaata. Et sihukest artisti on nagu väga värskendav näha Eesti nagu muusikamaastikul, jah. Et tahtsin sellest natuke rääkida, nendest efektidest, vaata, et kas te panite ka tähele, et päris paljudel nagu äktidel oli mingeid huvitavaid efekte kasutatud. Jüri vist, sa ei ole vist näinud või? Telekast? Ma praegu nägin seda esimest ja millega sa algas. See oli algas. teile koha peal, on ju, et sa vist ei ole seda telekapilti näinud. Ei ole. Teleripilti, vabandust, näinud. Et kuidagi nagu hästi palju oli mingeid erinevaid nagu efekte kasutatud, mis nagu tekitas minus küsimusi natuke. Aga siin oli vaata alguses see, olete näinud seda filmi Interstellar või? Jaa. Mul tuli kohe see meelde nagu kuidagi, kuidas see mingi... Tähtedevaheline mingisugune marsruut. Läheb sinna mingi, yeah. Aga kusjuures ma pean mainima, et Inger seal laval üksinda ei mõju nagu üldse tühjalt. Jaa, täidab ära lava. Lava esiteks, mulle väga meeldib lavakujundus sellel aastal. Mõst on väga äge lava. Ja kuidagi ruumilisust tekitab see lava. Aga üksi ta peabki laval olema, ma arvan, et tema ja kitarr ja see toimib. Ma ei kujutaks ka ette mingit bändi või mingit Väliharfi sinna taha või... No, Väliharfiga oleks isegi, ma arvan, päris taha. Ja isegi kui tema lugu on samasugune kui eelmisel aastal, siis Inger ise on ikka kõvasti arenenud minu meelest. Et eelmisel aastal ta nagu ei täitnud seda lava veel ära. Kusjuures ma mäletan, mis... Mina ei mäleta. Tal oli, teate, tal on muutunud küll midagi, tal on nüüd käes ju kitarr, tal oli eelmine kord ukulele. Näed, jah, pill on suurem. Pill on suurem. Järgmine on Stefan. Tear in my heart, I'm lost in the crowd, afraid to be yours again. I'm falling apart, you're breaking my heart. I played my cards, now it's too late. Even if I cried, even if you lied, just tell me that you always stay by my side. Even if I tried, make everything alright, I wish that you would always stay by my side. Tear in my heart. No Stefani nii vilets koht oli minu jaoks vist kõige suurem üllatus eile üldse. Jah. Ma ei tea, selle looga mul alati, kui ma kuulen neid esimesi kitarrinoote seal juba ja mul tuleb siuke klomp kohe kurku või siuke hakkad kohe tead Sülita välja. Enda elu peale mõtlema, siis tuleb siuke kurb. Ma ei tea, miks. Aga Stefaniga mul on jällegi ka sama, mis on kusjuures Sünnega, et teda kuidagi nagu ma usaldan teda nagu seal laval, vaata, et ma tean, et ta nagu ta ei tee nagu midagi pekki seal, vaata, et ta ühesõnaga mina ei tea, kuidagi hea artist, see ongi vist hea artisti nagu omadus, vaata, et sa nagu usaldad teda seal laval.
mugav vaadata ja jah, kuulata . ma ei tea, kas teised saavad aru sellest, mis ma mõtlen. et sa võid kindel olla, et teeb oma punktid ära ja jaa, aga ja ta laulab muidugi nagu mega hästi. Vau, jaa, ta laulab laivis Jaa. nii hästi, tal on tõesti, Jaa. tal on laivis lauldes, tal on suurepärane hääl, kontrollib nii hästi tegelikult enda vokaali ja väga punane näeb see kõik välja. Minu arust, kas ta on ülikonda vist vahetanud märkamatult, on või? Kitsamaks lasknud teha äkki natukene või? nagu fit on parem, kui Jaa. oli poolfinaalis. Kui see vastab tõele, te noogutate. Mul on ka sarnane. mulle tundub niimoodi, ega ma täpselt ka ei mäleta, kus. Kuidas nii? Kusjuures enne ma ei mõelnud selle peale, aga nüüd, kui sa välja ütlesid selle Jaa, Jüri, on siis jah. mulle tundub Fit on veits parem ja fit on parem. Aga Sinu jaoks on ülikond ikka väga te oma muidugi teema. kutsusite ka väga hea inimese siia Eurovisiooni viimaseks, et kommenteerima, aitäh teile. Ühesõnaga, tegelikult lugu on väga hea, natuke oleks võinud kasvamist rohkem olla, ma arvan. Et kuidagi lõpus jäi seisma, et ta nagu ei kulmineerinud nii võimsaks, kui oleks võib-olla tahtnud. Aga sellegi poolest Stefan on väga sümpaatne. Jälle see kuidagi täiesti teine temperament, mida eestlastelt väga tihti ei leia. Nii et see on väga põnev faktor tema juures. Ja lugu ise siukene, et tahaks nagu ise ka laulda seda lugu kuidagi, et ma arvan, et nüüd peale seda meie jutuajamist siin ma lähen koju ja panen selle Karaoke. loo käima ja hakkan isegi isama kaasa, et Stefaniga duetti äkki. see oleks päris lahe. Vot see on hea mõte. Võt, tore, aitäh. Babe, why don't you meet me out in space? Babe, why don't you meet me out in space? I am drowning, wanna give you all my love. I am doubting that you'll make that call. All of my troubles wanna let go. You make me feel like I'm losing control. All of my senses, even my soul. Shira hakkas klaverit mängima. Jaa. Pärast poolfinaali Daniel Levi siin samas stuudios ütles, et kui sa istud klaveri ees, siis kas või 3 nooti mängib. Aga mängiski nüüd 3 nooti. Kusjuures ja siis järsult ei mänginud, aga klaverit me ikka kuulsime. Ja eetriväliselt ma ütlesin, Sevaakin mängis sealt laual klaveri seest. Sõrmed kuskilt paistsid. Ei, tegelikult tal on suurepärane tämber, mulle ta tämber väga meeldib. Ja kusjuures ta ju käis Eesti Laulul backilauljana vist. Jaa, ta oli Viktori backilauljana. Ta oli backilauljana, jah. Jaa, vaat seda me teadnud nüüd varem, ennem seda saadet siin. Aga lugu on väga sümpaatne iseenesest. Jälle seesama, et kuidagi nagu ei kasva kuhugi. Ta kuidagi jääb sinna seisma ja siis lõpeb ära kuidagi. Minu arvates vähemalt. Aga ta näeb nagu ingel välja seal. Jaa, on jah nagu haldias ja ta on nii armas minu arvates kuidagi siuke heatahtlik ja nii tore ja kuigi ma ei tunne teda absoluutselt, ma ei täiesti võõras inimene minu jaoks. Ta on väga sümpaatne. Ja kindlasti, ma ei kahtlegi selles, et aga jällegi, et ma ei tunne teda, aga mulle tundub, et see on nii temalik nagu kuidagi, et ta on nii leidnud oma nagu selle nagu jah, oma hääle ja kuidagi oma selle, mis muusikat ta vaata teha tahab, et see on alati hästi positiivne. Kas te teate, kas ta on varem ka midagi välja andnud? Ma ei tea absoluutselt mitte midagi ta kohta. Veidikene vist on, hästi vähekene. Kusjuures ka koos Stigi tantsumuusika projektiga on ta tead midagi minu meelest. Kismaga või? Jaa. See oli meil raadios, playlistis väga pikalt ja ma ei saanud üldse aru esiteks, et eestlased ja veel vähem, et see vokalist on eestlane, sest et tämbrit lihtsalt ei olnud varem kuulnud. Aga ja nüüd see siis 6. koht, eks ju meil? Nüüd oli 6. koht, jah. Kusjuures nüüd on kõik need 4 lugu kuulatud, mille produtsent oli Karl-Ander Reismann ja ma hakkasin mõtlema, et kõikide nende lugude puhul tuli välja see kriitika, kui nii võib öelda, et lugu nagu ei arene piisavalt palju. Kas see oli Karl-Anderi tänavune probleem? See oli Stefan, eks ju, Shira, Rasmus ja Inger.
tead, mina ei tea, aga minu arvates, kui mäletate, kui Stefan tuli esimest korda, eks ole, sellele võistlusele, siis ta oli ju sellise... Vajee oli siis, jah? Ja, oli on ju Vajeega ja loo nimi oli Laura. Ja mulle nii väga meeldis see laul ja siis ma kohe muidugi loomulikult võtsin ühendust ka lauluautoriga ja siis me saime tegelikult kokku ja tegelikult tegime ühe loo. Et siuke väga huvitav. Mis sellest loost sai nüüd? Ta istub mul demona lihtsalt kuskil salvestatud. Noh, selles mõttes, et see oli väga poolik ja kõik, aga nagu mõte kõik oli nagu paigas ja sõnum ja no väga ilus laul. Ja selles mõttes, et Eesti keeles? Ja hästi lihtne ja hästi ilus. No tahaks kuulda. Okei, ma panen peale kohe äkki või? Eesti Laulule järgmine aasta, palun. Ma tahtsid jah, just ütlesid, et tahaks Eesti Laulule. Eks vaata, et mis selle looga välja tuleb või mis saab sellest, aga... Sa nüüd juba rääkisid välja sellest. Meie oleme lubaduse võtnud. Ma ootan, see lugu ootab oma õiget aega. Okei. Lähme edasi Trafficuga. Tihti satun õhtu hakun mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meeles on kui eilne veel. Iga lõhn ja pilt ja heli, iga laulust kuuldud fraas, iga vaikne hetk veel senisi meenutab. Ainult ükskord veel tahan tunda nagu siis ma ükskord veel hoida sind ja sellest piisaks ka, sest ma ei usu, et saaksingi sind kunagi tagasi, kui ära mõgeneks kõige ees, kas või korra veel. Ennelegi märkamatult tõukasin su ees. No Traffic tegi oma ära, käis seal ja siis pärast käis vist keikal kuskil ja see on... Käisid ennem ka keikal, jah? Ilmselt küll, jah. Karta on. Aga see oli nagu nii nende oma asi, aga see, et see muusika kuidagi sobib Eesti rahvale, siis nende tase ongi see, et nad tulevad, teevad täiesti enda keskmise loo ja koht on 5. Ja siis saavad keikase juurde 2 suveks. Ja, tegelikult. Just. Mis ongi nende point, ma arvan. Täpselt. Ma arvan, et ega nende suurim eesmärk ei ole saada Eurovisioonile, vaid enda promomiseks, ma arvan, Eesti Laul on just sellisele bändile õige koht. Ja mulle meeldis just Trafficu lavaline, või see visuaal kõige rohkem, ma pean tunnistama. Poolfinaalis rohkem kui finaalis. Aga neil oli kõik väga hästi välja mõeldud. See. Elin näitas mulle mingit kohta praegu, mis seal... Et ma ei saa nagu aru, et kas see koht on nagu error seal või see peabki nii olema. See on küll error või? Et see on nagu... Ei, mis asi see on? Et mis seal toimub, vaata praegu? Jooksevad mustvalges lava peale. Ei, see ei ole error, aga see on väga huvitav. Kas sa tõesti arvad, et nii pidigi olema või? Sest minu arvates nagu... See pidi ikka niimoodi olema. See pidi niimoodi olema, siin toimub, jah. See on mingi magic. Ei, aga kuidagi väga... Kas tõesti need crew-vennad pidid olema seal laval nagu või? Süüke mulje oli, et see on kokku lõigatud praegu, sest et nad olid ennem teisel laval ja nüüd on siin järsku. Jaa, aga vaata, poolfinaalis oli kuidagi nii sujuvalt lavastatud, see oli tehtud kuidagi, et ei olnud mingid lavapoisse vaata, näha nagu otse eetris vaata. Mitte, et mul lavapoiste vastu midagi oleks, aga lihtsalt nagu... Miks sa vihkad lavapoisse? Et ma ei tea, okei, no see selleks, selles mõttes, et ega seda lugu ei muuda. Eile ma kuulasin esimest korda reaalselt ka neid sõnu vist ja see on isegi nii kurb laul kuidagi, et kõik on nagu läbi ja siis, et ühe korra veel nagu tahaksin lihtsalt hoida ja sinuga koos olla, ma ei saa siin nagu nii tagasi ja mida iganes. Ja selles mõttes, et Trafficu poisid on ju kõik minu kallid sõbrad ja toredad inimesed ja ma tean neid nii hästi ja 2 poissi sealt kuulub ka minu bändi, eks ole, Joonas ja Robi ja kuidagi nagu nii südant soojendav oli nagu näha neid ja nad olid nagu nii õnnelikud ja rõõmsad tõesti seal nagu kõik koos ka olla, et teha seda mussi ja siis järsku näitab seda Stigi seal ja siis mul oli okei, oh my god, ma hakkan nutma vist. Mul oli nagu see tunne, sest et me kõik teame, et Stig läks ära Trafficust ja kõik, mida iganes elu teeb, ise omad asjad, mis ta teeb. Ja siis ta oli jälle nagu seal tagasi ja
kuidagi nagu väga armas oli nagu seda kõike näha, aga see oli nagu poolfinaalis niimoodi, siis teist korda ma oli juba see, et okei, no jah, tahad. Siis tulid lavapoisid. Siis oli lavapoisid. Võtke tuba. Ei, aga ma pean veel ütlema veel Trafficu kiituseks, et mulle siiralt meeldis nende poolfinaali visuaal, sest et see oli kompaktne, see oli läbimõeldud, kohe oli aru saada, et seal on tiim taga, kes mõtleb asjade peale. Et ta ei ole suvaline, et ma lähen siia ja teen seal klimberdan ja seal olen lihtsalt seisan ja seal on ranne niimoodi, et see oli nagu komplekt, mis mulle väga meeldis ja mugav oli vaadata. Ilusad kutid, hästi laulavad, hästi mängivad, lihtne, eesti keeles ja sellepärast nad saidki 5. kohale. Egertit hakkame kuulama. Close the door behind me and freaking scared I don't look back. It feels like failure my whole body. You're shaking me still, but I got to let it go, 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 go. I don't have to be strong anymore. Even if I go through storms from now on, just got to let it go. I'll keep you on my mind, but I don't want to fight anymore. I'll close this chapter for this time. Nii. See on siis lugu, mis on minu arvates, või tähendab minu selles, mismoodi juhe jooksis? Sinu listis. Minu listis. Sinu edetabelis nagu kuskil kõrgel, jah? Edetabel, võt see on sõna, mida ma otsisin. Palun. Aitäh. Minu edetabelis on tema siis jagamas esimest teist kohta. Mulle, see on täpselt see laul, mida ma kuulen, et mul läks tuju heaks. Ma saan seda kaasa laulda, seal on see rahva koht, eks ju. Ja väga lihtne laul, mida kuulata. Mõnusa tunde tekitab. Mulle ka väga meeldib see laul ja eile kuidagi ma nagu tundsin ka, et ma nagu oleks taga nagu, ma ei tea, koos seal nagu selles ajas või kuidagi ta nii hästi oskas nagu kaasa võtta kuidagi või kaasata vaata oma nagu loosse nagu kõiki inimesi ja seda on nagu näha, et ta ei võta seda kui võistlust, vaata. See ei ole see, et oh my god, see on üritus, ma pean nüüd kuskile kõrgele saama. No ta nii räigelt naudib seda, vaata. Ta saab seda laulu esitada, ta päriselt ka laulab sellest, mida ta mõtleb, vaata. Ma nagu näen, et ta mõtleb seda ja ta laulab. Ja see on nagu nii tähtis asi artisti juures, kui sa lihtsalt ei laula, vaata. Sa ei ütle lihtsalt sõnu või sa ei laula lihtsalt viisiga mingit sõnu või sa reaalselt nagu, see sõnum jõuab kohale, vaata, kuidagi. Ja ma vaatasin, nad olid Piretiga vist seal hommik Anuga saates ja ma jäin nagu kuulama, mis nad räägivad ja siis Piret ütles nagu siukse lause seal midagi, et seda lugu saab võtta nagu kahte moodi, vaata, on küll nagu Georgia on nagu see riik, eks ole, Gruusia ja noh, me kõik teame, et Egertil on selle Gruusiaga oma history värki-särki, aga teisalt saab seda lugu võtta nii, et see räägib nagu naisest. Et I keep you on my mind on ju, et kuidagi nagu hästi huvitav ja mulle meeldis ja väga tubli töö Egert ja väga tore ja väga mõnus oli vaadata ja külmavärinad tulid, seda ei juhtu väga palju. Kusjuures proovis vist oli ju Piret. Jaa, proovis. Mängis Piret seda klaverit seal ja me mõttes kohe, et oota, aga see jumala äge tegelikult. See oleks olnud äge, jah. See oleks jumala äge, nagu äge vint olnud seal. Aga ei teinud. Ja mul on ka väga hea meel, et nii suur hulk rahvast nägi nüüd, kui lahe artist on Egert. Jaa, täpselt. Ja lahe laul oli ka nagu. Ma arvan, et see oli hea aeg selle looga välja tulla. Kuidagi muretu oli kuidagi vaata seal kõik see asi seal laval. Just. Vääris seda 4. kohta. Meil on jäänud esikolmik. You never seem to find the time. I don't know why I'm wasting mine. 'Cause in my heart I always know what's right. I know true love's hard to find. You always come and go.
here once more. If you'd only tell me that you just need time, I'd tell you that I would don't mind. But if push comes to shove, you say you're falling in love, and say if you could write songs, would you write one about me? If push comes to shove, you say you're falling in love, then say if you could write songs, would you write one about me? No Jüri, kas see on siis see teine lugu, mis jagab esimest teist kohta, ma ennustan? Külle. Ja tõesti, nii ta on juba siis, kui ei olnud veel alanud see lugude saatmise aeg, siis ma kuulsin seda. Tema Anett küsis arvamust ja et kuidas meeldib ja ma ütlesin, et Sa ütlesid, et sulle meeldib. Sitt. Lõigake palun see välja. Ei. Shit. See on jumala hea praegu. Okei, lähme edasi. Nii. Anett, ja ma kuulasin seda lugu juba. Ma ei saa üles. Jah, ma ei oska midagi öelda. Et Anett on väga tubli, nagu ikka. Ja ma kuulasin seda lugu juba ennem, kui see oli saadetud sinna võistlusele. Ja siis mulle see juba muidugi tõesti meeldis. Ja ma tean lihtsalt seda, et Anettil on olnud selles mõttes nagu kõigil vahepeal on, lihtsalt sa ei tea, kuhu minna, sa ei tea, mismoodi lihtsalt jätkata, et muusikalises mõttes, et vahepeal on vaja ju mingit pause ka teha, et sa saaks lihtsalt mõelda, et sa ei hakka huupi lihtsalt nagu, eks ju, kuhugi suunas minema ja ma arvan, et see on Anetti puhul üks asi, mis toimis, üks hea valik ja see Frederik ja Anett olid lihtsalt nagu siiralt õnnelikud selle üle, et nad said žüriilt top-punktid. Ma arvan, et see tähendas nende jaoks väga palju, et Kimbra andis Anettile ja Fredile 12 punkti. See oli hästi oluline nende jaoks. Mul on lihtsalt hea meel, et nad said tunnustust. Ja kusjuures, kui ma nüüd natuke analüüsi tegin, siis nad said ka rahvalt ikkagi erakordselt palju hääli, et nad olid vist esimeses voorus lausa 4. rahvahääletuses ja teises voorus ega nad ei kaotanud Jaagupile üldse palju. Mina ei ole neid punkte, kas on salastatud info? Ei, no praegusel hetkel see ei ole salastatud, see ei ole veel avalikustatud lihtsalt, aga teises voorus neil oli natuke üle 7000 Jaagupil oli pisut üle 8000, nii et ega see vahe oli hästi väike. Okay. Vau, seda ma ei oleks oodanud. Jaa. No mulle ka väga-väga meeldis see laul selles mõttes, et eks ma ka natukene nagu Anettiga olen kokku puutunud ja selles nagu mina ei ole kahelnud, et ta on hea laulja, aga kuidagi see laul oli nagu kuidagi nii mõnus ja nende nagu lavaline kuidagi see kooskõla oli nagu nii mõnus, et mind nagu ei häirinud nagu mitte midagi seal. Et kuidagi nii orgaaniline oli ja et ta oligi nii lihtne nagu vähe, aga samas oli nagu nii nagu peen. Ja see toimis nii hästi. Ja jällegi Anetti nagu see energia oli ka nagu siuke, et ta ei võta ka seda nagu võistlust, ta lihtsalt tuleb, ta lihtsalt näitab, mis tal nagu on nagu sees ja laulab sellest ja nautis seda ja väga lahe ja mul on ka väga-väga hea meel nende üle. Ja siis tulid ka ühesõnaga tema laulmise peale tulid ka külmavärinad. Jälle uuesti nüüd ka. Ma mäletan, et poolfinaalis ma mõtlesin, et Fredit oleks võinud rohkem olla näha, sest et vaata pealkirjas on, või mitte pealkirjas, vaid tiitlis on Anett ja Fredi ja Frederiku kuidagi kaamera ei püüdnud kinni seal, aga nüüd oli rohkem, et see viga parandati ära. Mitte midagi jäänud häirima küll. Oleks võinud võita. Aga nad võitsid žürii hääletuses. Taste the poison on your lips. It runs inside my heart, cold hits. This beat, it grows with every rhyme that falls from my heart to these lines. But darling, I
no märts on alanud, ilmselt lapsevanemad on kohe silmitsi ootamatult suurte telefoniarvetega, sellepärast et Jaagup oli kindlasti väikeste tüdrukute suur lemmik, kelle oli see Saku Tuurelis ka kuula seda. no mina ennast nii väikseks tüdrukuks enam ei pea, aga mina andsin oma hääle ka talle. Jah. Selles mõttes, et esimest korda, kui ma kuulsin seda lugu, siis mul ei jäänud mitte midagi meelde, ma isegi ei saanud aru, kus kohas see refrään seal on. Et noh, ma olen aus lihtsalt, vaata. Ja ega tegelikult esimese kuulamisega ei saagi vaata suurt aru. Ja ma nägin poolfinaali esitust ja see oli mu lemmik järsku. Selles mõttes, et kuidagi see lavaline, mulle vist meeldis see vihmaefekt, mis oli minu jaoks nii vau kuidagi ja laul nagu muutus ka kuidagi loogilisemaks selle pildiga, et võib-olla ma ei ole seda muusikavideot muidugi näinud, et võib-olla ta pildiga koos nagu mõjubki nagu hästi, et üksinda, kui ma kuuleks seda lugu ilma pildita, siis mina ei tea, ma jään ise käest juttu praegu või? Ei. Üldse mitte. Aha, okei. Mõtlesin jäite nii vaikseks praegu, et mõtlesite, mida ma jahun siin. Hakka segama. Et mulle nagu meeldis, aga lahe on ka see, et see on tema enda kirjutatud laul, on ju. Ja mulle meeldis see kuidagi, et see on nagu kuidagi... See vihmaefekt oli nagu... ootamatu esimeses poolfinaalis. Jah. Et ta kuidagi mõjus nagu jah, nagu hästi. Mul on hea meel, et Eesti Laulul on noortel artistidel nagu võimalik ennast näidata tegelikult, see on äge. See on väga äge. Ja mis ma tahtsin veel öelda, oli see, et kui ta oleks sõitnud Eurovisioonile, siis tegelikult ma kahtlustan, et oleks tulnud igasugused plagiaadi teemad ülesse. Et siin Eestis me paneme silma kinni, aga tegelikult kui läheb Eurovisioonile, siis kõik asjad kitkutakse välja, kõik sõnad analüüsitakse läbi. Aga mille moodi ta siis on? Billie Eilishit ikka, jah. Öeldakse, et seal on nagu konkreetselt üks rida vist isegi... Nagu viis ja sõnad või? Sõnad kui ka viis. Üks fraas on täiesti, jah. Üks fraas on täiesti sama. Ja ta ise ütles ka, et vist... Lihtsalt, aga kuidas ma hakkasin mõtlema, et kuna see on Jaagupi täiesti oma looming ja üksi tehtud, et kui tal oleks mingi produtsent veel kõrval olnud, siis äkki see produtsent oleks selle vea ära parandanud, siis ilmselt Jaagup lihtsalt, kuidagi tuli ja mingisugused mõjutused, ega ta ise ei mõelnud selle peale. Aga jah, et siin Eestis see tuli korraks meediasse ja siis kohe läks ära. Jah. Minust läks see kuidagi nii mööda vaata, ma ei tea nagu sellest midagi praegu, aga... Billie Eilishit, jah, seal või võrreldi seda lugu Billie Eilishi, selle, mis lugu see nüüd oli, see When the Party's Over, jah, just. Aga ma arvan, et kusjuures publiku reaktsiooni kuulates siis sealt saalist ma oleks arvanud ka, et ta saab selle võidu. Ja iga kord, kui Jaagup öeldi, siis oli ikka tohutu killamine. Klapid pähe panema. Need beebiklapid. Suured nüüd. Aga lugu iseenesest oli nagu terviklik, aga kuidagi ma ei saanud sellest sõnumist lihtsalt aru, et võib-olla sellest lihtsalt ei jõudnud minuni. Et fookus läks sellele, mis ma nägin, mitte seda, mis ma nagu kuulsin. Aga mina olen alati nagu seda Eesti Laulnu võtnud ikkagi niimoodi, et mis lugu võiks vaata Eurovisioonil nagu läbi lüüa. Et mitte kunagi ma ei ole võtnud nagu isiklikult artistina, rääkides nüüd ka, kui me jõuame see Lukusuiste loo juurde, eks ole, et kui mul oli nagu valida, ma arvasin, et läheb nagu rebimiseks Uku ja Jaagupi vahel ja siis ma mõtlesin, et mis lugu võiks nagu võib-olla äkki rohkem nagu kuidagi huvitavam või kuidagi nagu meelde jäävamalt võib-olla mõjuda seal. Ma mõtlesin, et see on nagu Jaagup, vaata. Et ma mõtlesin, et ma nagu peaks nagu valima nende kahe vahel ja siis mulle tundus, et tähendab mulle meeldis nagu Jaagup rohkem kui Uku. Siukse laos ütlesin praegu välja. Ma kipun arvama, et me oleme sellises ajastus praegu, kus Eurovisioonil tegelikult toimivad siis sellised lood, mis on väga-väga autentsed ja paistavad silma enda veidruste poolest. Mitte võib-olla veidruste poolest, vaid omapära on nagu vaja, et silma paista ja see läheb ka nagu minu isikliku muusikamaitsega kokku, et alati leida mingisugused nagu erinevused selle, ma ei taha öelda sõna mainstream, aga lihtsalt seda liini, mis väga paljud ajavad. Mingid koksud oleks sees. Aga alati on ju põnev endal ka kuulata
et oota, that was weird nagu, aga samas jumala äge. Et seda võiks rohkem olla Eesti Laulul. Ja sellepärast näiteks mina olekski saatnud kas siis Aneti või Fredi või Georgia on my mind, sest et lihtsalt paistavad välja. No muidugi me ei tea, mis selle Eurovisiooni lõppvõistlusel, eks ju on. Aga üldiselt see niimoodi läheb, et on vaja midagi, et seda sädet, et paista sealt kompoti seest välja. Kuulame nüüd võidulooga ära. How mysterious this life can be, full of beautiful surprises. I never really knew the man I thought was me. Dreams that I believed convinced my destiny. I was meant to be alone. But how can you know how a star looks if you never looked at the sky? I couldn't have told you what blue is till I looked into your eyes, or how soft the feel of a cloud is till I was touching your skin. The world is a wonder of wonders I'd never seen. I never imagined the power, I never imagined the need, I never imagined what love is. Now love is all I dream. How wonderful was the awakening. No nüüd me teame seda, et Uku Suviste võit oli ikkagi täiesti mäekõrgune häälte poolest ja teate, mina hakkasin seda Uku võitu uskuma reedel, kui ma käisin tegemas ühte küsitlust kaubanduskeskuses ja siis seal inimesed, kelle puhul ma kunagi ei arvaks, et nad Uku poolt hääletavad, ütlesid, et Uku on üks ja ainus lemmik. Milles see Uku fenomen teie hinnangul oli? Mina jällegi olen see, et ma ei taha nagu artiste võtta siit niimoodi, et nüüd Uku, et oh my god, Uku on nii palju nüüd üritanud ja las ta siis umbes läheb, vaata. Nagu muidugi väga tore ja Uku inimesena on nagu mega tore ja sõbralik ja heatahtlik ja mida iganes, vaata. Aga jällegi, me nagu, ega selle Eurovisioonil keegi seda ei tea, vaata. Nagu või mis taseme artiste siin Eestis on, vaata. Et lugu selles mõttes ta on väga Eurovisioonilik ikkagi, on ju. Aga võib-olla, ma kardan, et ta ma ei tea, äkki kaob ära nagu selle sisse sinna Eurovisioonil, et kuna ta on nii nagu eurokas, vaata. Ma ei oska öelda, kas see ei ole halb laul selles mõttes, on ju, ikkagi pigem tugev. No võitis ikkagi. No selles mõttes jah, ju siis on nagu ikkagi väga hea laul, on ju. Et ma tõesti loodan, et läheb nagu hästi sellel lool ja Ukut ma ka usaldan laval, sest et ta on ikkagi, selles mõttes ta on väga andekas ja väga kogenud ka tegelikult. Kogenud, jah. Ja seda, ma hakkasin mõtlema, kui palju neid küünlaid seal on? 256. Päriselt või? 256 on see number, jah. Päriselt, sa teadsid seda? Jaa. Või mõtlesid ise praegu? Ei. See vastus tuli liiga kiiresti praegu. Uku ise eile korduvalt ütles seda, et see on 256. Kas usaldad Uku informatsiooni? Äkki ta mõtles selle ise välja? No ma usaldan. Kui ta ise ta ei mõelnud välja, võib-olla Kirkorov käis siis öelda. Aga Kirkorov luges ise üle need. Võib-olla Kirkorov ise pani seda. Aga Ukut vaadata on jälle hea, sest et ta on enesekindel laval, ta laulab hästi, tal on nii palju kogemust ja nagu me juba enne ütlesime, mul on Uku üle hea meil, et ta sinna Eurovisioonile läheb, ma tean, kui palju see tähendab tema jaoks, et selles mõttes absoluutselt muusika maitse nagu ei kattu seal, aga nii lihtsalt on, et üks laul meeldib, teine ei meeldi ja see ei ole midagi erilist, vaata. Ja Uku puhul ei pea vaata kartma, et tal nagu midagi nagu läheb nagu närvi alla võib-olla seal laval, et me teame ju väga hästi, kui närves võivad tegelikult olla seal suure publiku ma ei mäleta midagi. Ees. No näed. Täielik blackout. Tegelikult seal rahva ees ei olegi, näiteks seal Viinis ei olnud nagu mingi megalt rahvast nüüd seal saalis, on ju, aga sul on see kaamera, sa vaatad seda kaamerat, seal põleb see punane tuli, sa tead, et seal on mingi 200 miljonit inimest. Ma ei kujuta ette, kuidas sa üksinda suutsid seal laval olla, Jüri, mul oli vähemalt see, et ma vaatasin Stiivi. See on siis ikka teistsugune tunne, et eks see punane tuli on ju siin ETV stuudios ka. Aga see on hoopis teine pinge, et selles mõttes võib nagu Ukuga nagu olla väga nagu kindel Ukus, et see heiduta teda ja ma loodan,
eks ei tea, vaata, eks ole näha. ma arvan, et me saame slaavlaste punktid kindlasti. Ma arvan, et me saame Venemaalt punkte, ma arvan, et me tore saame oleks, jah. Balkanilt äkki. Et selles mõttes see lugu meenutab väga sellist slaavi poppi ikkagi. Kirkorumit on sealt väga hästi tunda. Ja kusjuures see autor, Sharon Vaughn vist on, tema on ju teinud, ma guugeldasin. Nii. Ju Måns Zelmerlöwile lugusid ja ta on teinud ikkagi Rootsi popartistega ka ja see ei ole ta nagu esimene kord Eurovisiooniga kokku puutud. Et nimed on väga-väga muljetavaldavad sellel Eesti Laulul. No loodame, et meie Eesti läheb hästi siis seal Eurovisioonil ju. Ikkagi. See on ju kõige olulisem. Ma vaatasin ennustusi, Nii. kui ma siia tulin. Kas juba koos Ukuga? Jaa. Nii. Ennustatakse kusjuures Leedule võitu Eurovisioonil. Leedul on väga äge lugu. Aga kui palju laule? Täielik viral lugu, ütleme nii. Aga kui palju laule juba siis nagu avalikustatud on? Kõik on teada juba siis või? No üle poole juba, näiteks kõige suurem eelvoor ehk siis Rootsi finaal toimub vist järgmisel nädalal. Ja kusjuures ma vaatasin ka Rootsi poolfinaale. Kusjuures Viktoril on head sansud saada jälle Eurovisioonile, selles mõttes, et ta on seal, ma ei tea, miks ma vaatan neid edetabalid, unustage ära. Ühesõnaga, ma tegin researchi, mul oli vaja ikkagi researchi teha enne, kui ma siia saatasin. Õige. Väga tubli. Ja Melodiifestivalinil ta näiteks praegu ennustatakse talle 8. kohta, alguselt oli 4. kohta, aga pärast seda poolfinaali esitust kukkus ta natukene allapoole. Aga äge laul on, kusjuures. Äge laul on, aga ma ei tea, oota, kas me läheme teemast mööda üldse? Ma ei tea, nii huvitav on rääkida. Kas me peame Ukust rääkida? Kas me läheme sinna Räägi Viktori lugu. Räägi Viktori jutt lõpuni. Viktori jutt lühidalt. See lugu on tõesti väga-väga hea ja jällegi minu arvates laivis oli raske tema jaoks ikkagi. Jaa, ma vaatasin vokaalselt. Nagu ka eelmisel aastal. Ja see lugu on veel tehniliselt minu arust veel raskem kui eelmine aasta see Storm oli. Et jah, seda ma tahtsin öelda. Oota, ei, me hakkasime rääkima nendest ennustustest. Jaa, 8. on ta praegu. Ja Läti on siis... Oota, Uku on 8. kohal praegu või? Ei, unusta ära. See oli praegu Victor Kroon, siis Melodiifestivalini finaalis. Okei, nii, aga Eurovisioonil on Uku ehk siis Eesti nüüd värskelt 31. kohal, 1% on võiduvõimalus. Jaa, kusjuures ega Läti lugu on ka ikka täielik... Läti on viimane, neil on ikka täielik andmine. Ja neil on isegi niimoodi, et Läti on ainus, kellel on siin nüüd alla 1% ennustatakse. Alla arvestuse. Peaks siis €1 päevame Läti peale, äkki saaks miljonäriks. Ja Lituania siis on see, kes peaks võitma Eurovisiooni. Ja olete kuulnud siis seda lugu? Jaa, ma soovitan kõigil kuulata. On äge lugu. Ma kuulasin pool sellest ära ja ma kuidagi ei suutnud keskenduda. Ma pean uuesti Kas sa kuulasid või sa vaatasid? Kui see lavaline äkt sinna juurde läheb, siis see hakkab toimima. See on tõeline... Ma vaatasin ikkagi. Ma mäletan, et seal olid väga omapärased liigutused. See on selle kevade TikToki sensatsioon meil. Päriselt või? Jah, ma usun küll. Peab vaatama siis. Kas võib veel rääkida sellest Melodiifestivalist? Ma olen nii uhke lihtsalt, sest ma vaatasin kõik need eelvoolud ära vaata ja ma olen nii värskelt nagu kursis nende asjadega, aga te vist ei ole vaadanud neid, on ju? Ma ei ole vaadanud, jah, ma vaatasin ainult Viktorit. Mulle isiklikult meeldib täiega siuke artist nagu Dotter. See vist võidab. Ja ta oli niimoodi, et esimest korda vaatasin, okei, huvitav, teist korda vaatasin, okei, jälle meeldib vist. Ma ei tea, mul on vist iga loog. Ta oli üksi vist laval, eks ju, ja tõmbles seal. Aga mingid väiksed need tõmbles. No tantsis või tegi, ma ei tea. Mingid aktsendid on tal jumala lahedad ja see nagu see ma ei tea, kui te vaatate seda, siis seal on nagu nii-öelda valgusshow, aga tegelikult see, et seal lihtsalt nagu need laserid näitavad tema nagu bluusi peal ja tal on need mingid killud vaata siit pandud ja siis need nagu peegeldavad niimoodi, et ongi ise üks valgusshow vaata. Tal oli see valgus, tuli talle nagu käe peale ka, eks ju kuidagi. Ja siis kuidas ta sama juustega leffi, siis kuidagi nagu hästi äge oli ja lugu... Juksed olid kuidagi nagu sassis. Issand jumal. Kui juba läheb, siis läheb. Täis mängu. Aga arvatavasti võidab, jah? Aga üks aastad oli ka minu arvates seal. Ma ei tea, kas ta on nagu kõva tegija Rootsis, aga ükskord tal oli ka päris huvitav laul. See selleks. Aga eks ole näha siis, kas Dotter läheb Rootsit esinema?
no see selgub jah, vist juba äkki järgmisel nädalal. Tavaliselt need kihlveokontorid ikka oskavad ette ennustada väga hästi, eriti Eurovisiooni fännid oskavad seda. Nii, et ma arvan, see Totter läheb ja ma arvan ka, et Viktor saab 8. koha, nagu siin öeldakse. No kuulge, et tõmmata see pikk jutt kokku, siis järgmisel aastal kas Jüri ja Elina on siis Eesti Laulul. Elina, sinul siis Karl-Ander Reismaniga koos üks väga tore eestikeelne pala, mis on sul... Ei, Vajeega. Ei, see... Kellega sul oli? Hans Noormets vist oli. Ei, ikka Karliga. Karliga, ja, aga ma mõtlen, äkki peaks hoopis sinna Rootsi poole vaatama. Vaat see on õige. Eestis juba käinud 3 korda vaata. Igav hakkab. Mina ei tea, kas mina lähen. Mina lubasin, kusjuures ma mäletan seda, et mina lubasin, et 5 aastat peab mööduma, et ma lähen uuesti Eesti Laulule. Oota, aga siis ongi ju. Täpselt. 4 ei ole. Oota, ma olin 2016. Ja, 2021. Ma lubasin, ma ütlesin, et ma ei tule kindlasti tagasi enne 5 aastat. Noh, ja ma olen väga uhke. Ma pean tunnistama, et ma pidasin sellest lubadusest kinni, mitte nagu paljud teised. No Jüri, mina arvasin ka, et peale Eurovisiooni, et mina enam sinna Eesti Laulule ja plaksti olin kohal 2 aasta pärast. Jäin viimaseks. Äge ju. Keegi peab jääma. Sa ei väärinud seda muidugi. Aga ma ei tea ausalt, kas ma lähen, sest et natukene nagu hirm on küll uuesti sinna minna. Samas on mingisugune selline nagu ma igatsen seda melu või seda nagu seda, et me saame seal kõik koos artistidena olla, muljetada, sest et kes just eile ütles mulle seda, et Eesti Laul on nagu muutunud toredamaks, sest et artistide vahel ei ole enam nii palju mingisugust sellist võistlust. Et kõik on nagu chillim, ma ise nagu ei oska seda kinnitada, sest et ma ei ole olnud seal väga pikalt, aga kuigi ma ei ole tundnud seda aastast 2016, või ma ei mäleta, et selline asi oli üldse mingisugune võistlushimu ja selline võistlusmoment üksteise vahel, et seda ma ei mäleta, aga keegi ütles jah seda, et Eesti Laul on läinud toredamaks. Aga seda on näha ka minu arvates või kuidagi sealt ülekandest oli ka näha, et neil ongi jumala mingid lihtsalt mingi laupäeva õhtu, mingi niisama Saku Suurhallist põhimõtteliselt chillivad koos. Ma ei tea, et kuidagi see ei olnud nagu jah, väga mingit pinget õhus vist. Kuidagi tundus, et neil oli kõikidel jube tore seal olla ja tegelikult me teame, et tegelikult ongi jube tore, nii et minge kõik Eesti Laulule ühesõnaga. Minge kõik Eesti Laulule. Jah. Selle ilusa noodiga. Selle ilusa noodiga lõpetame. Jüri ja Elina. Kusjuures ei, me ei lõpeta veel. Jüri. No, me ei lõpeta veel sellepärast, et Taavi Libe, ma olen selle saate väga suur fänn või podcasti fänn. Miks sa ei küsi, kes on minu telefoniraamatus kõige kuulsam Eesti inimene? What? Jüri Pootsman, kes on kõige kuulsam inimene? Sinu telefoniraamatus. Ma pean vaatama. Ja Elina, palun sina vaata ka. Mitte, et ma oleks ette valmistanud seda kõne. Palun sina vaata ka oma kontakti läbi. Mul tuli meelde see. Okei, väga huvitav. Elina Born on mul siin. Kes tema veel on? Kohe kerid edasi. Ma vaatan. See oleks liiga igav. No keda valida, võtta 1, viska 2. Praegusel hetkel juhib ikkagi Uku Suviste, ma arvan, kes Isver. Kas tal oli Kirkorov seal? Ei, tal ei olnud Kirkorov, Soniik oli tal. Äge. Kellel ta käib regulaarselt külas Londonis. Päriselt või? Jaa. Väga huvitav. Nii et trumbake üle. Ma nüüd vaatan, kas on mingisugust välismaalast mul siin, kellega ma olen kunagi numbrit vahetanud. Kiirelt vaatan. Issa, ma ei ole nii ammu vaadata oma kontakte. Kassiarst on mul siin. Kassikolonarsti juures käinud. Äkki on Kirkorov su kassiarst? Tomi Rahula on mul siin. Mul oli Genka, on ju. Aga Taavi Libe, ma vaatan, et sina võtad ka oma telefoni kätte. Mul on erakordselt vähe numbreid telefonis, sest ma ei salvesta. Ma pean vaatama, kes mul endal on. Liis Lemsalu on ka päris kuulus. Mul ongi umbes 15 numbrit ainult salvestatud ja kui ma peaks nendest välja valima, kes on kõige kuulsam, siis ma valiksin, sa ei võida teda, sest kõige kuulsam mina arvan Nancy. Wow. Ja tõsi. Ma olen rahul. Legend ikkagi, seda me oleks oodanud. Miks sul on Nancy number? Eks ma helistasin talle mingil ajal. Seda ma ma leppisin ühe intervjuu kokku, mis toimus täpselt aasta pärast seda, kui ma selle kokku leppisin. Mul on Anne Veski number. Okei. Ma tean ka Anne Veski numbrit, aga ma ei ole salvestanud seda. Aga mul on Anne Veski number ja mul on Anne Veski väikeste tähtedega. Kuidas see lubatud on üldse? Sest et me olime kunagi tuuril ju koos ja see oli tõesti ääretu privileeg olla Tiivaga koos tuuril ja see oli ikkagi super aeg, ma mäletan. Super suvi oli. Aga Anne Veski ma ütleks, ma arvan, et see trumpab sinu oma kindlasti üle, Elina. Ma ei tea, mul on Anu Saagim.
no Anu Saagimi number on kõigil. minul ei ole. ma ei tea üldse, kas seda on õiged numbrid või See oleks muidugi eriti tase lõpetada see saade niimoodi, et Elina helistab meil nüüd Anu Saagimile ja küsib, kas see on see õige number? Anu, kas see sina? millega pärast on ju siis olen suhelnud. Meil läheb see podcast 2-tunniseks. Väga hea. Teine osa. Teine osa on ainult sellest, et me vaatame telefoniraamatut. Scrollime lihtsalt. Aga Anne Veski on äge. No sina võidad ilmselt, jah? Muidugi. Mul on saldo info. Jüri, kui sa ütlesid seda, et sa oled suur podcasti fänn, siis ilmselt sa tead, millest kõige rohkem on olnud siin podcastis juttu erinevates episoodides ja mida on kõige rohkem kirjeldatud kui Eesti Laulu läbi ajaloo kõige suuremad fopaad, vabandust, Eurovisiooni fopaad. Minu see. Jah, sinu see, jah. Ja. Ma olen kuulnud küll, jah. See, et sulle pandi suur pintsak selge ja see, et sulle tehti kaarditrikk. No mis ma oskan öelda? Tunned sa ise sama? Sa ei küsinud midagi. Tunned sa ise sama? Tead, nüüd ma saan ära küsida siia lõpetuseks. Tunned sa, et sulle tehti liiga? Meedia poolt? Ei, mitte meedia poolt, vaid selles mõttes see tiim, kes oli, nad tegid vale otsuse ja kokkuvõttes sind lükati tanki, sest sina olid seal lava peal, kes oli vale aktiga ja kellele tehti liiga ja sina olid see, kes jäi viimaseks, mitte, ma ei tea, Rene Vilbre, Mart Normet, keegi teine. No absoluutselt, see ju jääb alati süüdi, kes on kaamera ees. Keegi ei arvesta sellega, kes seal taga on. Aga mina ei süüdista kedagi sellepärast, et see tempo, mis tol ajal oli nagu peal, see oli reits. Ma siiamaani ei saa aru, et mismoodi ma selle üle elasin, sest et Superstar, Eesti Laul, Eurovisioon ja lõpuks lihtsalt oli nagu ma ei saanud mitte midagi aru tegelikult, mis ma seal Eurovisioonil tegin, sest et see tempo oli tõesti rets ja ma olen selles mõttes uhke enda üle, et ma nagu seal kokku ei kukkunud. Et ma suutsin nagu kõik nagu ära teha niimoodi, nagu mulle öeldi, sest et ega mina seal ju ei otsustanud midagi, sest ma ei olekski osanud seal midagi nagu otsustada, sest et ma olin ju lihtsalt toode tollel hetkel. No ma ütlen ausalt välja, et ma tulin ja ma läksin sinna ja mulle öeldi, mis ma tegema pean. Ja ma usaldasin neid, sest et nemad on olnud Eurovisioonil juba pikalt, nad on seal igasuguseid asju korda saatnud, head kohad, halvad kohad, et mul ei oleks olnud ju mõtet öelda, et kuulge kutid, et ei tee. No selles mõttes muidugi ei oleks, aga mul lihtsalt ei olnud seda kogemust. Ja ma meediat üldse, ma ei lugenud uudiseid. Absoluutselt. Ma ei tea, mis meedia minust kirjutas. Keegi just ütles eile, et Jüri, et ma arvan, et see on väga huvitav, et seda main. Keegi ütles mulle, et Jüri, et sulle tehti ikka räigelt liiga. Kusjuures minu meelest toona enam meedia ei teinud kuidagi ülekohut, et selleks ajaks oli vist see Eurovisioon natukene väiksem asi ja midagi sellist, kui näiteks 90-ndatel või isegi 2000-ndate alguses või 2000, kui Ines sai 4. koha ja meedia nüpeldas, sellist asja enam ei olnud. Või siis, kui Eplik sai peksa kuskil. Jah, õnneks mitte ajakirjaniku käes küll, aga... Et ühesõnaga jah, õnneks ei saanud peksa. Meedia oli jah sõbralik minu meelest, aga lihtsalt jah, et kuna korraldajad on öelnud siin samas podcastis, Mart Normet on öelnud, et see oli tema 10 aasta pikkuse karjääri kõige suurem viga. Ma ei oska, keegi ei ole nii otseselt seda küsinud, ma ei ole üldse nagu läbi mõelnud seda, et mis ma peaksin vastama, aga lihtsalt niimoodi oli ja seda ei saa enam tagasi kerida. Ainult saab minna uuesti ja ma olen uus inimene selles mõttes. Sa oled välja arenenud nüüd artistina, ma arvan rohkem. Jaa, ei seda kindlasti, sest et sa olid nii värske vaata selles mõttes siin. Jaa, et kui ma läheksin uuesti, siis ma lihtsalt oskaksin, teangi rohkem, kui ma siis teadsin. Mul ei ole nii suurt tempot peal ja nii on ühesõnaga, et ma ei läheks sinna massi sulanduma, kui ma uuesti läheks, et ma läheks kindlasti midagi väga veidrat tegema. Tore. Vahet ei ole, kas ma läheksin viimaseks või mitte, ma läheksin sinna tegema midagi väga veidrat. No Elina, ütle ka midagi ilusat lõpetuseks nüüd. Soovin kõikidele ilusat kevadet ja armastust kõigile. Ei, vahva, selles mõttes, et loodame siis, et Eesti läheb hästi ja Uku kindlasti ei pea meid alt. Loodame, et ennustus tabelid panevad pange ja ikkagi võib-olla esituses tuleb pildiliselt natukene midagi nagu huvitavamat, kui need küünlad seal. 256 küünat või mis see oli? Jaa, 256 täpselt. Et kui juba, siis juba tehke siis juba välku ja pauku ja tulgu lahest alla sealt ja juba täiesti, minu arvates mingu täiesti lõpuni siis juba vaata, et ära, et kui hoidku tagasi, et laul on väga Eurovisioonilik ja edu ja veel kord edu. Edu.
aitäh. mina saan ka lõpusõnad öelda? Ütle. Sa oled nii palju siin lõpusõna öelnud, aga ütle veel. Ei taha ära minna, vaata, nii tore on. Ütle nüüd midagi tõsiselt paikapidavat lõpetuseks. Oi, kui nüüd Jüri nägu te näeks kallid kuulajad. Oi. Aitäh kutsumast muidugi. Jaa, aitäh, päriselt, sest et ma olen, nagu ma ütlesin, väga suur podcasti fänn, sinu podcasti fänn, nii et mul on hea meel, et me saime siia just tulla neid finaalisitusi hindama, aga suur aitäh ja järgmiste kohtumisteni. Aga väga tore, ma hakkasin mõtlema, et kui tuleb kunagi Eesti Laul 2021 podcast, siis võiks äkki koos teha. Muidugi. Kohe algusest peale. Muidugi. Vot. Ja see nüüd on salves siin. See on salves, lubadus on antud ja lubadus on võetud. Tulemas ukse taha, kui midagi peaks teisiti juhtuma. Jüri, Elina, suur aitäh teile. Aitäh. Taavi Libe lava taga. Saatejuht oli Taavi Libe, produtsent Priit Vare. Meile meeldiks väga, kui sa seda podcasti jälgima hakkaksid. Nii saad kohe teada, kui uus osa üleval. Saate tootjaks on stuudio Kõrvauss. Vaata meie tegemisi aadressil kõrvauss.ee.